2009. aastal jõustunud töölepingu seadus ju väga palju muudatusi töö- ja puhkeaega ei toonud. Ehk see regulatsioon, mis oli too aeg enne 2009. aastat, see regulatsioon on ka praegu. Kuid siiski töö- ja puhkeaja rakendamisel esineb siiski probleeme, võib-olla mitte alati selliseid probleeme, mis tulenevad seadusest, vaid ka praktikast tulenevad probleemid ja ma julgen ka väita, et osa nendest on kindlasti ka ise tekitatud, sest seadus annab ju tegelikult töö- ja puhkeajaks üsna selge regulatsiooni. No mida me siis täna räägime? Täna tuli meil siiski tänaseks infohommikuks teha valik, sest töö- ja puhkeajast võib rääkida detailidesse minnes väga pikalt, kuid kuna meie aeg on piiratud, siis tegin sellise valiku, kas teile nüüd sobib see valik või ei sobi see valik, ma usun, et sobib see valik. Et räägime täna täistööajast ja osalisest tööajast, kuigi siin ei tohiks nagu olla väga palju küsimusi, et mis see täistööaeg on. Samas täistööaja ja osalise tööaja puhul on küsimus ka selles, kuidas toimub tasustamine, sest teatavasti töö- ja puhkeaeg on ju selline tingimus, mis on otseselt seotud töötaja töö tasustamisega. Ehk et kui töötaja töötab täistööajaga, siis ta saab ka nii-öelda täispalka. Kui ta töötab osalise tööajaga, siis on see töötasu proportsionaalne töötatud ajale. Räägime kindlasti ka ületunnitööst ja öötööst. No ületunnitöö on alati ja on pikki aastaid olnud üks problemaatilisemaid selles mõttes, et on üsna palju tööandjaid, kes kohaldavad ületunnitööd. Ja kui rääkida nüüd Tööinspektsiooni pöördumisest, kus töötajatel on võimalik ka küsida, et kas tööandja ikka võib mind rakendada ületunnitööle ja kas ta võib mind ikkagi rakendada sellise tundide arvuga, et siis vastus sellele on loomulikult see, et siin tuleb alati vaadata ka seda, kas töötaja ja tööandjal on punkt 1 kokkulepe, punkt 2, kas ületunnitöö tegemiseks on ikkagi alati põhjendus olemas. Sest sageli me näeme ka seda, et ega töötaja nii väga ei lepi kokku tööandjaga või vastupidi ka tööandja töötajaga, vaid lihtsalt töötaja töötab, kas see ongi vajalik ületunnitööd teha või mitte, seda alati see põhjendus ei ole alati nagu olemas. Räägime edasi ka öötööst, sest öötöö on selline eriline tööaeg. Tavaliselt ju töötaja öösel või inimene öösel ei tööta, vaid öösel puhatakse, kuid meil on tõesti ka selliseid töid, mida tuleb teha ka öösel, sest on selge, et näiteks pagarid ei saa hakata hommikul alles oma saiu küpsetama või ka selliseid spetsiifilisi töid, kus näiteks töö toimub ka vahetustes. Ja räägime natuke öötöö piirangust. Edasi tööaja summeeritud arvestus, mis on üsna keeruline tegelikult, et kui töötaja töötab tööajakava alusel ehk graafiku alusel, siis mida siin tuleb silmas pidada, eriti kui arvestusperiood on üsna pikk, sest teatavasti teatud juhtudel võib arvestusperiood ju kesta isegi 12 kuud. Räägime valveajast ja räägime ka puhkeajast ehk valveaeg seonduvalt ka puhkeajaga. Sest teatavasti ju praegu ei ole valveajaks mingit piirangut, mingit tundide arvu, mingis teatud ajavahemikus, vaid valveaega saab kohaldada siis, kui aeg jääb üle nii-öelda tööajast ja aega jääb üle puhkeajast. Sellisel juhul on võimalik valveaja kohaldamine. Ja räägime ka loomulikult puhkeajast. Nüüd täistööaeg ja osaline tööaeg. Sellist mõistet seaduses kohtate ja täistööaeg on siis selline tööaeg, kus töötaja töötab nii-öelda riigi kehtestatud tööajaga. Ja täistööaega te kohtate ka sellise
regulatsiooni juures, mis räägib töötasust ehk töötasu alammäärast. Ehk et kui töötaja töötab täistööajaga, siis tema töötasu ei tohi olla madalam kui Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, mis ju praegu on meil siis 355 eurot kuus või siis 2,13 tunnis ja seal on see täistööaja küsimus väga oluline. Nüüd täistööaeg ehk tööaeg kui niisugune, nüüd küsimus on, kus sellest peaks kokku leppima. Kas kindlasti peaks ta olema töölepingus või ta võiks olla ka mingis muus dokumendis, mingis muus kirjalikus dokumendis, millega tööandja teeb töötajale teatavaks tema tööaja. No siin on seisukohti erinevaid, sest teatavasti ju töölepingu seaduse paragrahv 5, mis kehtestab andmed, millest tööandja peab töötajat teavitama, seal on ka tööaeg ja on öeldud, et töölepingu kirjalikus dokumendis. No mis on töölepingu kirjalik dokument, me täna seda väga lahkama ei hakka, aga see kindlasti on tööleping või kui seda töölepingut nüüd selles osas ei sõlmita sellist tingimust, siis peab tööandja töötajale teatama, et temale on ette nähtud selline ja selline tööaeg ehk lepitakse kokku tööajas. Ehk et kuskil kirjalikult peab ta kindlasti olema. No praktikas on muidugi ja kasutusel see, et töölepingus lepitakse kokku tööajas. Ja tööaja regulatsioon või tööaja tingimus peab töölepingusiga olema väga selgelt ja töötajale üheselt arusaadavalt kehtestatud. Mis ma selle all mõtlen? Ma mõtlen selle all seda, et praktikas on selliseid juhtumeid, kus tööandja ei saa töötajale tagada 8 tundi 24-tunnises perioodis ja ei saa kehtestada või ette näha talle 40 tundi 7-päevases perioodis. Sest kui me räägime nüüd tööajast, siis kindlasti on siin vaadeldav 2 sellist olulist ajavahemikku. Üks on siis ajavahemik 24-tunnises ajavahemikus ja teine ajavahemik on 7-päevane ajavahemik ehk siis tööpäev ja töönädal. Nii on ka seadus kehtestanud selle, et tööaeg on 8 tundi päevas ja 40 tundi 7-päevases ajavahemikus. Miks ta nii on, sellest ma natuke hiljem teile räägin. Nüüd töölepingus on olnud selliseid kokkuleppeid, et töötaja töötab näiteks kuni 40 tundi nädalas. No selline regulatsioon ei ole või selline kokkulepe ei ole päris seadusega kooskõlas, sest töötaja peab täpselt teadma, kui palju on tal tööaega ette nähtud, mille jooksul ta on kohustatud oma tööülesandeid täitma ja teisest küljest ka tööandja on kohustatud töötajat tööga tagama. Ehk et sellise regulatsiooni puhul kindlasti, kui töölepingus selline on, siis tööinspektor selle kohta kindlasti märkuse teeb ja palub viia vastavusse seadusega. Teine selline praktikas üsna sagedane kokkulepe on siis, kui töötaja töötab osalise tööajaga, ehk et lühema tööajaga, kui see on siis 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas, ja tööandja ei tea päris hästi, kui paljuks tal tegelikult töötajale tööd anda on, ehk milline on töötaja töökoormus. Ja siis lepitaksegi töölepingus kokku, et töötaja töökoormus või tööaeg, koormust armastatakse ka kasutada, kuigi koormus ei ole päris nüüd see, aga siiski on arusaadav, mis koormuse all mõeldakse. Näiteks meil õpetajad armastavad väga sellist koormuse sõna. Aga tööaeg näiteks 30 kuni 40 tundi või 20 kuni 30 tundi, et on ka selliseid sõnastusi töölepingus, mis siis tegelikult ei anna töötajale selget arusaama ja selget pilti sellest, et kui palju ta siis tegelikult peab töötama. Ja kui tööandja käest küsida, et kuidas nüüd sellest aru saada, siis et töötaja töötab 20 kuni 30 tundi, siis tööandja selgitus sellele ongi, ma tagan teda tööga mitte vähem kui 20 tundi, aga mitte rohkem kui 30 tundi. Ehk et sellises vahemikus ja see vahemiku kehtestamine nüüd ei ole küll kooskõlas seadusega, ehk et seadus tahab väga selgelt ja väga üheselt tundide arvu
siis päevas ehk 7-päevases ajavahemikus ja tundide arvu siis nädalas ehk 7-päevases ja 24-tunnises, 24-tunnises ja 7-päevases ajavahemikus. Tahab väga selgelt seda saada, sest sellest ju sõltub ka see, et kui tööandja ei suuda töötajat tööga tagada, siis on tööandjal ju kohustus maksta töötajale keskmist töötasu nende tundide eest, mil ta töötajat tööga ei kindlusta. Ja kui töötaja töötab rohkem, kui on kokku lepitud, siis on ju meil tegemist ületunnitööga ja ületunnitöö puhul on töötajal õigustatud ootus, et ta saab hüvitust selle aja eest. Kas ta saab siis rahalist hüvitust või saab ta vaba ajaga hüvitust, see on juba kokkuleppe küsimus. Aga mis on siis, kui töölepingus ei olegi kokkulepet tööaja kohta? Ehk et seadus küll näeb ette, et sellist kokkulepet sõlmitakse, aga mitte alati ei ole töölepingus kokkulepet tööaja kohta. Siis siin on seadusandja näinud ette, et sellisel juhul on eeldus. Eeldus tähendab ju alati seda, et sellega täidetakse nii-öelda tühja kohta. Ja see eeldus täidabki seda kohta, et tööaeg loetakse siis täistööajaks ehk 8 tundi 24-tunnise ajavahemiku jooksul ja 40 tundi 7-päevase ajavahemiku jooksul. Nii et siin on selles mõttes nagu väga lihtne ka tõendada või siis ka vaidluse korral aluseks võtta tundide arvu või tööaja, kui seda töölepingus ei ole. Nüüd edasi, meil on ka selline tööaeg nagu lühendatud tööaeg. Ja lühendatud tööaeg nähakse ette seadusega ja üldiselt on lühendatud tööaja mõte selles, et töötajale, kellele see on ette nähtud, ta kas vanuse poolest või ka töötingimuste poolest ei saa töötada täistööajaga. Ehk et see on tema tervisele ohtlik või kahjustab tema tervist, sest ta näiteks töötab sellistes tingimustes, kus on tervist kahjustavad ohutegurid. No praegusel juhul on seaduses ette nähtud lühendatud tööaeg alaealistele ja lühendatud tööaeg haridustöötajatele. Teatavasti ju seaduse järgi võib meil töötada siis alates 2009. aastast juba 7-aastane alaealine ja alaealine on siis meil kuni 17-aastaseni ehk 17 kaasa arvatud ja tööaeg on seal siis vastavalt alates 7-aastaselt 3 tundi 24 tunni jooksul kuni siis 7 tunnini 17-aastasel. Ehk et see on nüüd kindlasti seotud alaealise võimega töötada teatud arvu ainult tunde päevas, sest täistööajaks ehk 8-tunniseks tööajaks ta ei ole oma vanuse tõttu võimeline. Edasi osaline tööaeg, ehk et me tegelikult võime rääkida siis 3 liigist või 2 liigist tööajast. Üks on siis täistööaeg, siis on lühendatud täistööaeg, sest lühendatud täistööajale laienevad samad tingimused kui täistööajale tasustamise osas. Ja kolmandaks on meil siis osaline tööaeg. Nüüd osalise tööaja puhul osaline tööaeg on siis lühem täistööajast, mis on arusaadav, kuid mis on siis vahe näiteks lühendatud tööajal, mis võib olla näiteks 4 tundi päevas või osaline tööaeg, mis võib ka olla 4 tundi päevas. Et kuidas nüüd vahet teha ja kas oleks siis otstarbekas töölepingus ära näidata, et tegemist on täistööajaga või tegemist on osalise tööajaga. Ja siin tuleks tõesti seda küll silmas pidada, et kui on tegemist osalise tööajaga, siis tuleks kindlasti ka töölepingus ära näidata, et tegemist on osalise tööajaga, et töötaja töötab siis 4 tundi päevas ja 20 tundi nädalas ja osalise tööajaga, sest sellisel juhul ju töö tasustamine toimub vastavalt siis töötatud ajale ehk proportsionaalselt töötatud ajale. Kui me räägime täistööajast, siis täistööaja puhul on tasustamine sarnaselt siis nii nagu tavalise töötamise korral.
Nüüd kohustus kindlustada kokkulepitud tööaeg ja pidada tööaja arvestust tuleneb seadusest, see on tööandja kohustus, ehk et siin on tegelikult selline kahepoolne kohustus, ühelt poolt tööandja kohustus töötajat kokkulepitud ajal tööga kindlustada, see on üks tööandjapoolne kohustus ja töötaja kohustus täita tööülesandeid ette nähtud ehk kokkulepitud ajal. Mõlemal poolel on kohustused ja kui neid kohustusi ei täideta, siis vastavalt seadusele siin võivad järgneda vastutus, ehk mis saab siis, kui tööandja ei taga tööd ja mis saab siis, kui töötaja ei täida neid tööülesandeid kokkulepitud ajal. Ja sellepärast peab olema töötajal ikkagi väga selgelt teada, et tema kohustus on teha tööd ja kui tal on takistus tööülesandeid täita, siis ta peab sellest ka koheselt tööandjale teada andma, et tööandja peaks siis nii-öelda meetmed tarvitusele võtta, kas siis talle tagada teised tööülesanded või on ka ju neid juhtumeid, kus tekib ootamatult töötakistus, tööülesandeid täita ja töötaja näiteks saadetakse koju, öeldakse, et noh, nüüd meil on siin avarii või meil on siin tellimuse täitmisega praegu selline takistus, et tööd kahjuks edasi teha ei saa või tööd näiteks 2-3 päevaks ei ole, et võite koju minna. Vaat siin sellise koju minekuga tuleb olla ikkagi ka töötajal üsna tähelepanelik ja tööandjal tuleks koju lubamine siiski ka vormistada kirjalikult, sest me oleme just nimelt see lubamine koju, sest meil on olnud üsna sagedasti ka selliseid olukordi, kus töötaja on lubatud koju, kuna tööd ei ole, on ajutine töötakistus ja nüüd töötaja, usaldades loomulikult oma tööandjat, lähebki koju ja on nõus ja kohustatud esimesel teatel siis tööle ilmuma, kuid mis selgub järgmisel palgapäeval? Järgmisel palgapäeval selgub see, et töötajal ei olegi nende päevade eest töötasu arvestatud. Ehk et tööandja ütleb, et aga sa olid ju kodus ja sa ei teinud tööd. Ehk et see põhimõte, kui teed tööd, saad raha, kui tööd ei tee, siis raha ei saa. Siis see põhimõte siin nüüd küll ei päde, sest tööandja on kohustatud tööga kindlustama ja kui see ei tulene mingilgi põhjusel töötajast endast, siis on tööandja kohustatud ka selle aja eest töötasu maksma, mis töötaja tegelikult tööd teha ei saanud. Ja kuidas siis tõendada seda, sest kahjuks meil on ka selliseid pahatahtlikke tööandjaid, kes loevadki töötaja kodus oleku aja näiteks tööluusiks, ehk et mõjuva põhjuseta tööle mitteilmumiseks ja loevadki ja selle eest ei maksagi töötasu. Et see on küll tõesti lubatav, et kui töötaja nüüd mõjuva põhjuseta tööle ei ilmu, ei teata ka mingitest tööle ilmumise takistustest, siis ega tööandja ei ole kohustatud selle aja eest töötasu maksma. Aga kui on ikkagi tegemist olukorraga, kus tööandjast tingitud asjaoludel töötaja tööd ei saa, siis tuleb töötajale tööd tagada. Ja vaat siin on nüüd väga oluline see küsimus, et töötaja teaks, millise aja eest tööandja peab talle seda töötasu maksma, ka siis, kui ta ei tööta, ehk milline on tema tööaeg. Sest töötasu saab ju nõuda ikkagi tööaja eest. Ja kui tööaeg on näiteks 8 tundi päevas ehk täistööaeg, siis ta saabki nõuda täistööaja eest. Ja kui tal on osaline tööaeg, siis saab ta nõuda nii-öelda keskmise töötasu maksmist seadusest tulenevalt ikkagi selle osalise tööaja eest. Nii et tööaja kokkulepet ei saa kuidagi alahinnata, et see ei ole üldse oluline, töötaja tuleb, teeb oma töö ära, aga kas ta teeb nüüd nii mitu tundi või nii mitu tundi ja millise aja eest nüüd tööandja on kohustatud seda tööd tagama, et see ei olegi nagu oluline. See on väga oluline ja muidu ei olekski ju vaja üldse tööajast rääkida ja tööajast tegelikult ju räägitakse ikkagi ainult töösuhte puhul ehk töölepingu puhul, et kui töötaja näiteks töötab mingil
muu lepingu alusel, on see siis töövõtuleping või näiteks käsundusleping, siis tööaja kokkulepe ju nendele lepingutele ei laiene. Ehk et siin ei ole oluline kokku leppida töötamise ajas, töötamise kohas, töötamise viisis, nii et need on kõik sellised tingimused, mis ei laiene teistele lepingutele, vaid laienebki ainult töölepingule. Nüüd töö tegemise ajapiirang, mis on selles mõttes nagu oluline, et töötajat ei saa tööle rakendada kokku leppimata tundide arvuks ja seadus näeb ette, et tööpäeva kestus nüüd ei tohi ületada rohkem kui 13 tundi, ehk et me räägime tööpäevast ja me räägime tööajast. Kui te nüüd seadust loete, siis te ei leia tegelikult seadusest sellist normi 13 tundi, sest praegune töölepingu seadus töö- ja puhkeaja korralduses on üles ehitatud selliselt, et põhirõhk ehk eelistatud on nii-öelda puhkeaja regulatsioon ja puhkeaja regulatsiooni kaudu on tööaja regulatsioon. Ja see tekitas esimestel aastatel päris palju segadust, sest kuna tööaega ei olnud, tööpäeva kestust ei olnud reguleeritud, siis tööandjad ei teadnud, kuidas näiteks tööaja graafikuid koostada, et kas peab siis nüüd tööaja graafikut hakkama koostama puhkeajast ja siis tuleb tööaeg nii, nagu ta seaduses on, või ikkagi tuleb koostama hakata teda tööajast ja siis on puhkeaeg, siis on tööaeg ja puhkeaeg niimoodi vahelduvad. No nüüdseks on see probleem nagu lahendatud ja tööandjad on aru saanud ka seaduse mõttest ja eesmärgist, et miks ta nii on, sest siin on ka rõhuasetus just nimelt puhkeajal. Nüüd tööpäeva kestus võib ka ületada 13 tundi, kuid 13 tundi võib ta ületada siis, kui selles on kokku lepitud töölepingus, see on üks tingimus. Teine tingimus on see, et tegemist on sellise tegevusvaldkonnaga, kus tööpäeva kestuse pikkus on vajalik, kus tööpäeva kestuse pikkus üle 13 tunni on tegevusvaldkonnast tingitud, olgu see siis näiteks mingi järelevalvetegevus, valvetegevus, olgu see transporditegevus, olgu see mingi tootmine, kus on näiteks katkematu tööprotsess, olgu see mingi majandussfääris, kus ei saa näiteks tööpäevi lühemalt planeerida kui 13 tundi või isegi vähem kui 13 tundi, ehk et selleks on Euroopa Nõukogu direktiiv, millele on viidatud ka seaduses ja selles direktiivis on toodud need erandid, nii et kui see tegevus nende erandite alla sobib, siis võib ka tööpäev olla pikem kui 13 tundi. Samas on ka seadus näinud ette selliseid erandeid, kus ongi seadusega lubatud nendest piirangutest mitte kinni pidada, ehk et pikemaid tööpäevi ette näha ja seda siis valdkondades, see on sotsiaal- ja hoolekande valdkond. Sotsiaal- ja hoolekanne, me teame, et sotsiaalvaldkonna asutustes, vanadekodus, hooldekodudes, et seal on vaja nii-öelda 24-tunnist valvet ja kas on mõistlik neid valveid ja neid tööaega jagada nii-öelda 12-tunnisteks vahetusteks, et seda ei ole ka need asutuste juhid ja ka mõistlikuks pidanud. Et pigem juba 24-tunnine vahetus ja siis sellele järgneb siis puhkeaeg. Nii et nüüd tuleb teada seda, et kui töötaja alustab näiteks tööd kell 8 hommikul, siis ta võib töötada kuni kella 21:00 ehk et 13 tundi. No meil praktikas muidugi sagedamini on sellised 12-tunnised vahetused maksimaalselt, sest neid valdkondi ikkagi, kus ei saa tööaega lühemalt või tööpäeva lühemalt kavandada, neid ikkagi nüüd nii palju ei ole.
ehk et hea tahtmise juures saab alati sellist 12-tunnist või kuni 12-tunnist tööpäeva planeerida. Et pigem ma ütleksin seda, et eks siin on mõnikord ka tööandja mugavus, et parem on ju see, kui töötaja on pikemalt tööl, et ei teki ka seda ohtu, et näiteks vahetustöötaja tööle ei tule, et mis siis saab, kui vahetustöötaja ei tule, siis on ju töötaja kohustatud jätkama nii-öelda oma tööd nii kaua, kui tööandja lahendab ära vahetustöötaja tööletuleku, ehk et kui on tegemist sellise olukorraga, kus ei saa vahet tekkida töö tegemises, ehk et tegemist on katkematu tööprotsessiga. Nüüd töönädala kestus. Töönädal ehk töönädalaks me peame siis töönädalaks me peame 7-tunnist ajavahemikku, ehk et meil on tööaeg ka jagatud 7-päevasele ajavahemikule. Ja 7-päevases ajavahemikus töötaja ei tohiks töötada rohkem kui 48 tundi keskmiselt. Ehk et ta võib ka mõnel nädalal töötada rohkem, mõnel nädalal vähem, kuid see 48 tundi on arvestatud koos ületunnitööga. Sest tuletame ikka meelde, et meil on töönädal ju tegelikult 40 tundi. Ehk tööandja ei saa planeerida töötajale juba töölepingus kokku leppida, et töötaja teebki ületunnitööd. Et siin ma seda tahan küll ka veel kord rõhutada, et ületunnitöös kokku leppida töölepingus ei saa. Sest tööandja kohustus on töötajale kindlustada töö kokkulepitud tööajas ja kui tekib vajadus ületunnitööks, siis on juba teistsugused kokkulepped ja sellest me mõne hetke pärast räägime. Nüüd erandjuhul võib ka siis töönädal olla pikem kui 48 tundi. Ja seda eraldi kokkuleppel töötajaga, sest ületunnitöö üldiselt on ju kokkuleppel tehtav töö, teatud juhtudel võib ka tööandja seda nõuda, aga 52-tunnine töönädal on siiski nii-öelda eranditest erand, sest ületunnitöö minu seisukohalt on ta erandlik töötamise aeg ja tööandja ei saa oma tööaega ja töötajale kehtestatud tööaega küll planeerida koos ületunniga. Nüüd erandjuhtudel on siis lubatud 52-tunnine töönädal 7-päevases ajavahemikus, kuid arvestama peab muidugi seda, et kui me räägime nüüd 7-päevasest ajavahemikust, siis me peame sinna arvestama ka iganädalast puhkeaega. Et see, et tööandja võiks nüüd töötaja näiteks planeerida tööle 6 või isegi 7 päevaks, siis see on seadusega keelatud. Töötajale tuleb vähemalt 48 tundi igal nädalal anda puhkeaega. Ja seega, kui me võtame nüüd 48 tundi sellest 52 tunnist maha veel, siis ongi töötajal 2 puhkepäeva ehk üldjuhul, nagu seaduski ütleb, on meil laupäev ja pühapäev sellised üldised puhkepäevad, kuid teistsugused puhkepäevad on siis nendele töötajatele ehk teised nädalapäevad, kes töötavad graafiku alusel. Nüüd puhkeaja osas veel või õieti töönädala kestuse puhul, et kuidas siis arvestada ikkagi seda puhkeaega 48 tundi või 36 tundi, et see on praktikas millegipärast tekitanud nagu küsimust, et mis hetkest siis loetakse iganädalast puhkeaega või mis hetkest loetakse igapäevast puhkeaega. Et iganädalase puhkeaja puhul kindlasti on see siis pärast 5. tööpäeva lõppu ehk lõppemise tunnist, järgmisest tunnist algab iganädalane puhkeaeg ja peab kestma vähemalt 48 tundi, alles siis saab töötajad kavandada nii-öelda järgmiseks töönädalaks tööle. Ja eks täpselt sama on ka tööpäeva puhul, et kui me räägime 11-tunnisest igapäevasest puhkeajast, siis see ongi tööpäeva lõpust kuni järgmise tööpäeva alguseni. Aga sellest me räägime jällegi natuke hiljem. Nüüd räägimegi ületunnitööst. Ületunnitöö, ma ütleksin, et praktikas on ületunnitööd ikkagi lubamatult palju. Teda rakendatakse ja kohaldatakse suhteliselt palju ja
olen seisukohal, et seda võiks olla märgatavalt vähem, kuid teatavasti ju ületunnitöö on seotud väga selgelt tööandja töökoormusega ehk töömahuga. Et kui tööandja on töötasukulude kokkuhoiuks teinud töö ümberkorraldusi selliselt, et ta on vähendanud töötajate arvu, samas aga töömaht sisuliselt ei ole vähenenud, siis selle samas mahus töö tegemine vähema töötajate arvuga toob paratamatult kaasa ületunnitöö. No kahjuks peab ütlema seda, ma ütlen just nimelt kahjuks, et töötajad on sageli ületunnitööga nõus ja ega siin ei olegi ju midagi seadusega vastuolus olevat, kuna ületunnitöö ei ole keelatud, ta on lubatud, teatud juhtudel, teatud töötajatel on ta keelatud, näiteks alaealist ei saa ületunnitööle rakendada, aga töötajad on huvitatud ületunnitööst, sest see annab ju talle 50% tunnipalga määrale juurde, ehk et töötasu ju ületunnitöö võrra ju on suurem. Nüüd ületunnitöö on kindlasti kokkuleppel tehtav töö. Ei saa töötaja öelda, et ma jään nüüd tööle kauemaks, teen selle töö ära, ei saa ka tööandja nõuda, et sa pead tööle jääma ja tegema selle töö ära. Muidugi on siin küsimus selles, et kas see kokkulepe, mida ületunnitööks tehakse, kas see peaks olema kirjalik või see võiks olla ka suuline kokkulepe ja kas iga kord, kui töötaja ületunnitööd teeb, peab see kokkulepe olema või see võib olla mingi üldine kokkulepe, siis selle kohta ütlen seda, et ületunnitööks tuleks tegelikult leppida kokku iga kord, aga kindlasti ei pea ta olema kirjalik. Kuigi töösuhetes tihtipeale me näeme ju seda, et kokkulepe on suuline küll, kuid hiljem, kui tekib vaidlus ja muide ületunnitöö puhul on üsna palju vaidlusi, kus ületunnitöö tasu jääb töötajale maksmata ja nüüd tuleks siis hakata tõendama töötajal seda, et ta tegelikult seda ületunde tõesti tegi. Kusjuures tööaja arvestus, mis on tööandja kohustus pidada, tööandja lihtsalt ei pea seda. Ta lihtsalt ei märgi tööaja tabelisse neid tunde, mis töötaja on rohkem töötanud. Või nad ongi märgitud, kui nad on märgitud, siis on tõendusmaterjal olemas. Ja töötaja sellele tuginedes saabki nõuda ületunnitöö eest saamata ainult töötasu. Kuid pigem siin on ikkagi probleem selles, et seda arvestust korralikult ei peeta ja töötaja võibki siis nii-öelda, kui ta ei suuda tõendada, et ta on ületunde teinud, siis võibki tal see ületunnitöö eest hüvitis saamata jääda. Sest nii imelik, kui see ka ei ole, siis paljud asjad saab ju tõendada ka tunnistajate ütlusega, et kui töötajal on tunnistajad, kes antud küsimuses oskavad ütluse öelda ja teavad ütluse öelda, siis tunnistajate ütlused on tõendiks. Kuid töötasunõuded, ületunnitöö tegemine iseenesest võiks olla küll tunnistajate ütlusega tõendatav, kuid töötasu üldiselt, et millises töötasus näiteks pooled kokku leppisid, see nüüd ei ole küll tunnistajate ütlusega tõendatav. Nüüd edasi on levinud selline arvamine, et see ei ole küll valdav, aga siiski ma tahan sellele tähelepanu küll juhtida, et ületunnitöö on töötamine üle kokku lepitud tööaja, ehk sõltumata nüüd sellest, kas meil on tegemist täistööajaga või osalise tööajaga. Ehk et kui töötajal on selline osaline tööaeg kokku lepitud, et ta töötabki 3 tundi päevas või 5 tundi päevas või töötab ainult teatud nädalapäevadel, see on kokkuleppe küsimus, siis kõik see, mis töötatakse üle kokku lepitud tööaja, mis on jällegi oluline, et see oleks töölepingus kirjas, on ületunnitöö.
on ületunnitöö vaieldamatult, siin ei saa olla teistsugust seisukohta, et aga töötaja ise soovis ja tegelikult seda ületunnitööd ei arvesta me praegu, et kui töötajal on nüüd summeeritud arvestus, siis siin on mõningased erandid küll. Nüüd piirangud. Nagu ma ütlesin, tõesti on tööandjal üldjuhul vajalik ületunnitööks kokkulepet ehk poolte kokkulepet, aga teatud juhtudel on ületunnitöö piiratud ja siis nagu ma ütlesin, alaealisele on ta keelatud, ehk siis kuni 17-aastaseni kaasa arvatud tööandja ei tohi alaealist ületunnitööle rakendada ja teatud töötajatele on ta piiratud sellega, et tuleb küsida töötaja nõusolekut ja töötaja nõusolekut tuleb küsida siis, kui ta on kas rase, tal on õigus kasutada rasedus-sünnituspuhkust, tal on õigus kasutada lapsendajapuhkust. Vaat nende töötajate puhul tööandja ei saa kohustada töötajat ületunnitööd tegema ka siis või sellisel juhul, kui tööandja majandustegevus võib hetkel olla selline, mis võib kaasa tuua näiteks tööandjale varalist kahju. On siis tegemist mingi avarii likvideerimisega, on tegemist näiteks olukorraga, kus töötaja haigestub ja on vaja kindlasti, et keegi tuleks ja asendaks teda või näiteks vahetustöötaja ilmu tööle, mis võib kaasa tuua tööandjale varalist kahju, et sellisel juhul on töötajad tavaolukorras või tavatöötajad on kohustatud ületunnitööd tegema. Kuid ei saa kohustada siis neid nimetatud töötajaid, kellest ma just äsja rääkisin. Nüüd ületunnitöö on alati hüvitatav. Ehk et tööandja peab seda arvestama, et kui töötaja ületunnitööd teeb, siis hüvitamise kohustus on tal alati. Sõltumata sellest, kas see oli nüüd sisuliselt kokkuleppel tehtav ületunnitöö või oli see tööandja nõudmisel tehtav, ehk faktiliselt, kui on töötaja ületunnitööd teinud, siis seda tuleb hüvitada. Nüüd seaduses on üsna huvitav olukord, et meil on ju 2 hüvitamise viisi. Üks hüvitamise viis on vaba aja andmine ja teine hüvitamise viis on rahaline hüvitis, kus siis ületundide eest ehk need, mis on üle kokkulepitud tööaja töötatud, nende eest siis on 50% kõrgem tunnitasu. Kes siis nüüd otsustab, millist hüvitamise viisi kasutada? Loomulikult on töötajad huvitatud eelkõige rahalisest hüvitisest. Kuid seadus on järjestanud hüvitised just nimelt selliselt, et eelkõige töötajatele võimaldatakse vaba aeg. Sest ületunnitöö on selgelt töötajale pingutav, mõnes mõttes ka koormavam, võib tekkida kergemalt ka üleväsimus, ehk et töötajale võimaldatakse vaba aeg nende tundide ulatuses, mis ta siis teatud ajavahemikul seda ületunnitööd tegi. Et kui meil on tavapärane tööaja arvestus, kus töötaja töötab esmaspäevast reedeni ja töötab 2 puhkepäevaga, siis tavaliselt on ju tööaja arvestus siin kuuviisiline, töötasu maksmine on 1 kord kuus ja makstaksegi siis ületundide eest või võimaldatakse ületundide eest siis järgmisel kuul nende tundide eest, mis töötaja ületunde tegi. Nüüd teine küsimus on selles, et on ka rahaline hüvitis. Ja rahalises hüvitises ütleb seadus, et pooled lepivad kokku. Ehk et vaba aja andmises seadus kokkulepet ei eelda ja milles ja kus see kokkulepe ikka mujal on kui töölepingus. Ja siin oleks küll soovitus, et see kokkulepe, mil viisil hüvitatakse, võiks küll töölepingus olla. Et kui töötaja teeb ületunnitööd, siis talle võimaldatakse või makstakse rahalist hüvitist. Et kui nüüd sellist kokkulepet töölepingus ei ole, siis üldjuhul võimaldatakse töötajale vaba aeg, aga samas ei ole ju ka takistus selleks, et ka võib muuta seda ja iga kord, kui töötaja ületunnitööd teeb, võiks ka leppida kokku kohe, kuidas toimub hüvitamine. Ehk et
Veel kord ütlen, rahaliseks hüvitamiseks on vaja kokkulepet. Vaba aja andmiseks kokkulepet vaja ei ole. Nüüd edasi arvestuse pidamine, et kuidas siis ikkagi ületunni töö puhul arvestust peetakse. No nii nagu tavalise tööaja puhulgi tööandja ju peab tööaja arvestust, samas seadus ei ütle seda, et see tööaja arvestust peab mingi vormikohane olema ja mis selles tööaja arvestuse dokumendis siis olema peab ja kas see peab üldse mingi dokument olema. No, me oleme Tööinspektsioonis küll seisukohal, et tööandja peab suutma tõendada, kuidas ta on töötaja tööaja arvestust pidanud. Ehk ta peab näiteks inspektorile esitama usaldusväärsed dokumendid, kust nähtub, et töötaja näiteks eelmisel arvestusperioodil või eelmisel kuul või üle-eelmisel kuul, millest siis hetkel just kõnealune jutt on, et töötaja on just nimelt nii töötanud. No praktikas on küll välja kujunenud selline tööaja tabeli vorm, kus on siis töötaja nimi, on nädalapäevad, on märgitud siis, et töötaja töötab nii ja nii mitu tundi sellel päeval, nii mitu tundi järgmisel päeval. Me räägime siin muidugi nüüd tööaja arvestusest ja või summeeritud arvestusest. Aga ütleme tavapärase arvestuse juures, kus töötajal on täistööaeg 8 tundi päevas, 2 üldpuhkepäevaga, siis tavapäraselt märgitaksegi sinna, et töötaja töötas 8 tundi. Ehk et siin kindlasti ei saaks aktsepteerida sellist tööaja arvestust, kus tööpäevadele on tõmmatud rist, see tähendab, et töötaja on tööl olnud. Ja kui töötaja tööl ei ole olnud, et siis märgitakse sinna kas siis see põhjus, et on haige olnud, H-täht või märgitakse B-täht, on puhkusel olnud. No selline tingmärkide kasutamine loomulikult on lubatud ja vajalik, et tööandja saaks ka faktiliselt seda tööaega arvestada sellistel juhtudel, kui töötaja mõnel nädalal või mõnel päeval nädalal või mõnes kuus näiteks ajutiselt ei tööta. Ehk et kas ta on siis töölähetuses, töölähetus väga palju siin muidugi ei mõjuta seda, samas küll jah, töölähetuse aja eest tööandja ju maksab töötajale töötasu nii, nagu ta töötaks, aga haiguse puhul on siin küsimus, et siis töötasu ei arvestata, puhkuse puhul ju töötasu sel ajal ei arvestata, ehk et siin tuleb ka siis korrigeerida töötaja tööaja arvestust selles kuus, mil töötaja siis ei töötanud. Nüüd öötööle rakendamine, öötöötaja, kes on öötöötaja ja millal siis öösel töötatakse? No öötöö on töötamine siis kella 22:00 kuni kella 6 hommikul. Ja meil on erinevaid ööajal töötamise võimalusi, ehk on neid töötajaid, kes töötavadki ainult öösel, näiteks valvurid. Meil on ka sellised, kes töötavad vahetuses ööajal, ehk töötavad nii päeval, hommikul, päeval kui öösel ehk 3 vahetuses. Aga öötöötaja ehk öötöötaja, nagu me ütleme, öötöötaja staatus saab ikkagi see töötaja, kes töötab vähemalt 3 tundi oma tööajast ööajal. See, kui ta nüüd juhuslikult töötab ööajal, näiteks mõnel päeval, mõnel ööl on õigem öelda, siis see ei tee teda veel öötöötajaks, ehk tema tööaeg peabki olema vähemalt töönädalas 15 tundi. Ööajal siis on ta öötöötaja. Kui nüüd ei ole võimalik niimoodi määratleda öötöötajat, et 3 tundi igal tööpäeval ta töötab öösel, siis teine võimalus on aastane tööaeg. Ehk arvestada siis kalendaarses aastas 1/3 tööajast on ööajal. Ja see 1/3 arvestatakse siis kalendripäevadest, tööpäevadest kalendriaastas, kui palju on tööpäevi üldiselt kalendrijärgseid tööpäevi või töötunde ja sealt siis arvestatakse 1/3 ja ta on kuskil 600, sellel aastal kuskil 660 või oli see 662, ehk et kui töötaja on saavutanud nii-öelda nende tundide arvu tööl aastas, siis ta saab
nagu öeldakse, öötöötaja staatuse, ehk et siis talle laienevad need piirangud, mis on öötöötajale ette nähtud. Ja öötöötaja tööaja piirangud on 8 tundi keskmiselt töötada, ehk et ta võib olla ka teatud juhtudel rohkem, aga üldjuhul, kui ei ole tervist kahjustavaid tingimusi või ei ole sellist ohutegureid, siis töötaja võib töötada nii-öelda 8 tundi keskmiselt, ehk siis 48 tundi 7-päevases ajavahemikus. Ehk et kui me ütleme, et öötöötaja, kes töötabki 1/3 oma tööajast öösel, siis ta tegelikult selles oma töövahetuses ei tohiks töötada rohkem kui 24 tundi 2 korda nädalas. Ja pikemalt tema tööpäeva planeerida ei saa, sest siis on juba saavutatud nii-öelda see tööaja piirang 48 tundi 7-päevases ajavahemikus. Nüüd teine erand või piirang seisneb selles, et kui on tervist kahjustavad tingimused, ehk et kui töötaja töötab sellises töökeskkonnas, kus on mis tahes ohutegurid, mis mõjuvad töötaja tervisele, ehk töötaja tervis võib saada kahjustatud, on ta siis, töötab ta näiteks kemikaalidega, töötab ta füüsiliste, psühhosotsiaalsete ohuteguritega, näiteks töö on monotoonne või töötaja töötab üksinda, sest üksinda töötamine pikka aega on psühhosotsiaalne ohutegur, mida tööandja peaks asendama aeg-ajalt siis teistsuguste töötingimustega, sest see mõjub töötaja tervisele kahjustavalt. Siis sellistel juhtudel ei ole lubatud töötajal üle 8 tunni töötada. Ehk et siin ei ole mitte mingit keskmist tööaega ööajal töötamiseks, vaid ongi 8 tundi ja sellega tööandja peab kindlasti arvestama. Nüüd öötöötaja puhul on kohustuslik tervisekontroll. Ehk et need töötajad, kes hakkavad tööle öösel, siin ei peeta silmas nii-öelda kas siis juhuslikke ühekordseid ööajal töötajaid, vaid peetaksegi silmas see, kus töötaja tavapärane töötamise aeg langeb ööajale. Ja see on nii-öelda regulaarne, sest siin tuleb kindlasti töötajale korraldada tervisekontroll tulenevalt töötervishoiu tööohutuse seadusest, seda enne tööle asumist ja regulaarselt töötamise ajal. Sest öötöösse tuleb suhtuda ettevaatlikult, tähelepanelikult ja töötaja tervist selles mõttes peab tõesti kontrollima, sest nagu ma ütlesin, ööajal töötamine ei ole tavapärane töötamise aeg. Ehk et siin, kui töötaja tervis annab vähegi nii-öelda selliseid ilminguid, et kas siis on väsimus või on mingid tervisevaevused või terviseseisund halveneb, siis sellele peab tööandja kohe reageerima, aga muidugi tööandja saab reageerida ainult siis, kui töötaja sellest ka tööandjale märku annab, sest ega tööandja ei pruugi ju näha ja teada, kas töötaja tunneb ennast halvasti, kas tal on väsimus, kas tal on üleväsimus või on tal mingid muud tervisehädad ja seda tuleb töötajal tuleb tööandjale sellest ka kindlasti teada anda. Nüüd öötöö on hüvitatav rahaliselt ja siin ei ole mingit alternatiivi, see ongi rahaline hüvitus ja see on siis 0,25 ehk 25% kallim kui päeva ajal töötamine. Kuid siin on see erisus küll, et kui töötaja asub tööle öötöötajana, siis ei pruugi see hüvitus olla lisaks töötaja nii-öelda põhipalgale. Ma kasutan siin sellist väljendit kui põhipalk, kuigi seadus sellist terminit ei tunne või mõistet ei tunne, ta räägib, kõik on töötasu. Töötasu ja töötasul on siis teatud komponendid.
nii nagu oli ta ka kunagi varem, et oli põhipalk ja siis olid sinna põhipalgale lisandusid lisatasud ja tulemustasud ja nii edasi. Siis ja öötöö eest tasu maksmine oli üks lisatasu liik, siis nüüd teda lisatasuks ei nimetata, vaid teda nimetataksegi öötöötasuks. Aga öötöötasus, kui töötaja nüüd töötabki regulaarselt öösel või töötabki ainult tööajal, siis ei pea selles töötasus või õigemini töötasus tulekski siis kokku leppida, mis on tööandja jaoks lihtsam, et ei pea iga kord arvestama juurde, et kui mitu tundi ta nüüd ööajal töötas ja töötaja töötasu siis tõstma nii-öelda 25% võrra, tunnitasu 25% võrra, vaid see võib ka olla töötasu sees. Ehk et töötaja töötasu on näiteks 700 eurot kuus või 8, no mis tahes summa 700 eurot, siis see sisaldab endas ka öötöötasu. Ehk et siin on oluline, et töötaja teaks, millest tema töötasu koosneb. Sest kui töötasu koosneb veel mingitest komponentidest, mis ei ole töötaja ainult tema tavapärase igapäevaste tööülesannete täitmisest, siis töötaja peab seda teadma. Ja see ei ole ainult teadmise küsimus, vaid see on töölepingus kokkuleppe küsimus. Ehk et töölepingus tuleks siis töötasu juures näidata ära, et töötasu sisaldab ja kui palju ta siis sisaldab, kas seda märkida nii-öelda protsendina töötasust, et see on 25% töötasust on öötöötasu või seda võib ka fikseeritud summana kokku leppida, ainult et see on võib-olla natuke raskendatud, sest võib ju juhtuda, et tööandja ei tea seda, kui mitu tundi töötaja öösel töötab. Ehk et etteulatuvalt ta ei saa seda alati võib-olla päris kindlalt öelda, et töötaja töötab igas kuus, sest igas kuus on ju töötundide arv erinev ja kui palju siis tuleb sealt töötunde, alati ei ole võimalik seda selles mõttes nagu fikseeritud summana märkida. Ehk et siin peab kindlasti olema see kokkulepe selline, et töötajal on ta arusaadav, tal on selge, et tema töötasu ei koosne mitte ainult baastasust või siis nii-öelda põhitasust, vaid sinna lisandub ka kindlasti öötöötasu. Mida nüüd antud juhul näiteks, kui me tuleme korra tagasi ületunnitöö juurde, siis vaat selles nagu ületunnitöös kokku leppida ei saa, et töötasu sisaldab ka ületunnitöö tasu. Küll aga võib ta olla üldiselt kokku lepitav, et töötaja ületunnitöö puhul on hüvitisena rahaline hüvitis. Seda saab küll kokku leppida. Aga see, et ta on töötasu sees, siis seda ei ole küll mõistlik kokku leppida, sest see kohustaks nagu töötajat ületunnitööd tegema, sest kuigi ka lepingus on olnud selliseid tingimusi, et töötaja teeb vajadusel ületunnitööd või töötaja teeb ületunnitööd, vaat sellised kokkulepped ei ole seadusega kooskõlas, sest tööandja ei saa nii-öelda töötamist ette näha ületunnitööna, vaid see ongi töötaja nii-öelda erandolukorras ja erandina tehtav töö. Paraku meil praktikas ta alati kahjuks nii ei ole. Nii, nüüd läheme edasi siis tööaja summeeritud arvestuse juurde, mis ei ole nüüd väga lihtne, sõltuvalt töö iseloomust, sõltuvalt ettevõtja töö spetsiifikast, millal kasutada tööaja summeeritud arvestust ehk millal siis töötaja töötab nii-öelda graafiku alusel. Siin seadus ei too mingeid piiranguid ega ei ütle, et vaat sellistel juhtudel võib ja sellistel juhtudel ei või. Ehk et nagu te teate, siis seadus ju üsna vähe ju tegelikult seab norme, millest tuleb kinni pidada, kuid enamuse tingimustest on ta vabaks andnud ja pooled võivad kokku leppida, et töötaja töötabki summeeritud arvestusega, kuid siin on küll üks tingimus, ehk et tööaja summeeritud arvestust kohaldatakse ikkagi ainult siis, kui töö iseloom on selline, kus tööaeg jaotub teatud ajavahemikus ebavõrdselt.
Et kui me räägime tavalisest tööajast, kus töötaja töötabki 8 tundi päevas, 40 tundi nädalas, siis siin kindlasti me ei saa rääkida tööaja summeeritud arvestusest. Millegipärast aetakse segamini ka ja peetakse tööaega summeeritult arvestatuks ka siis, kui töötaja töötab näiteks vahetustes, kus töötajal on 8 tundi hommikupoolses vahetuses, 8 tundi õhtupoolses ja võib-olla on ka veel öövahetus. Ja sellisel juhul tööandja leiab, et töötaja töötabki summeeritud arvestusega. See on täiesti väärarvamine, sest tööaeg on summeeritud ja tööaega võib summeerida ja saabki summeerida ainult siis, kui töötundide arv teatud ajavahemikus, on see siis nädal või 2 nädalat või kuu või veelgi pikem periood, tööaeg nii-öelda jaotub ebavõrdselt. Kord on ta näiteks 10 tundi päevas, teinekord võib olla ta 6 tundi päevas, ta võib olla ka 13 tundi ja siis ta vastavalt võib olla ka näiteks 5 tundi päevas. Ja mis on siin oluline? Oluline on siin nüüd kõigepealt see, et kohaldamise eelduseks siis ongi see, et tööaeg jaotub ebavõrdselt. Nüüd teine eeldus selleks, et töötaja tööaja summeeritud arvestusega töötab, on tööaja kava ehk graafiku koostamine. Graafik on selline suupärane, kõik me teame, et kui on graafik, see tähendab, et see peab olema kirjalikult koostatud. Selleks graafiku koostamiseks on oluline teada tööandjal, ehk see on tööandja otsustada, kui pika ajavahemiku jooksul siis tööaega summeeritakse. Seadus näeb ette üldnormina 4 kuud. Kuni 4 kuud, see võib olla ka 1 kuu, see võib olla ka näiteks 2, 3 või 4 kuud. On küsitud, et kas ta võib olla ka näiteks lühem kui 1 kuu. Siis sõltuvalt muidugi töö iseloomust, ega see keelatud ei ole, küll aga tööandja peab arvestama seda, et kui töölaad või töö iseloom seda nõuab, et siis ta võib olla ka 2-nädalastes tsüklites, 2 nädalat ja siis jälle 2 nädalat, mis annab kuu, aga muidugi mida kindlasti arvestama peab, on seda, et see tööaja graafik oleks koostatud selliselt, et lõppresultaadina töötaja täidaks talle ette nähtud tööaega ehk tööandja koostaks selle ajakava nii, et töötaja selle arvestusperioodi lõpuks oleks täitnud oma tööaja ja tööandja oleks ka selle aja jooksul töötajat tööga kindlustanud. Et see võib olla ka, et mõnes kuus tõesti on ka töötajal näiteks tööaeg või mõnes nädalas on tööaeg väiksem kui 40 tundi, samas aga mõnes teises nädalas või kuus ta võib olla ka rohkem kui 40 tundi. Nii et siin on see võimalus olemas, kuid sellist olukorda muidugi, kus pikas arvestusperioodis näiteks mõned kuud töötajale üldse ei arvestata tööaega, ehk et talle ei kavandatagi tööaega. See võib olla näiteks sellistes tegevusvaldkondades, kus näiteks talve ajal tööd ei olegi ja suurem koormus on suvel või vastupidi, et suvel tööd ei olegi ja ongi suurem koormus näiteks talvel. Et kuidas sellistes olukordades välja tulla, sest teatavasti ju tööaja kava ei saa koostada selliselt, et tal ongi 0 tunnid ja ütleme 4 kuust 2 kuud näiteks ongi 0 tunnid ja ülejäänud tööaeg on tal siis kavandatud nii-öelda nende 2 kuu või 4 kuu tööaeg on tõstetud 2 kuule, mis tekitab ju selge see, et tekitab olukorra, kus ei ole võimalik kinni pidada ei igapäevasest ega iganädalasest puhkeajast. Ja seda seadus ei luba, sest seadusega on üldjuhul ikkagi selline puhkeajast mitte kinnipidamine ikkagi lubamatu. Nüüd seadus kohustab tööandjat tegema tööajakava teatavaks ja tööajakava koostatakse kogu arvestusperioodiks, ehk et see arvestusperiood sõltuvalt on ta siis 1 kuu või on ta näiteks 4 kuud, siis tööandjal on sellise pika arvestusperioodi puhul
võimalik ka koostada teda kuude kaupa, kuigi seadus sõna selgelt seda küll ei ütle, et jah, tööandja võib niimoodi koostada, kuid kui tööandja ei suuda nii-öelda kavandada 4 kuuks tööaja arvestust töötajale ja tööaega, siis tuleb loomulikult lähtuda sellest, mis on tööandjal võimalik ja mis on ka mõistlik, sest ainult see, et tööseadus ütleb, et tuleb koostada, kuigi ei ole võimalik lihtsalt nii-öelda panna need tunnid kirja, samas arvestada sellega, et niikuinii siin tuleb muudatus, siis siin peabki olema väga ettevaatlik nende muudatustega ja tööandja peab seda arvestama, mis siis teha, kui tuleb tõesti muudatused. Aga kõigepealt sellest ajakava teatavaks tegemisest. Seadus nüüd väga täpselt ei ütle seda, kuidas seda ajakava teatavaks teha. Küll aga ütleb seda, et ajakava tuleb teatavaks teha ja tööandja nüüd ise otsustab, et kas ta teeb selle ajakava teatavaks mil viisil, kas ta paneb selle ajakava nii-öelda kuskile nähtavasse kohta, kättesaadavasse kohta või ta saadab näiteks töötajatele, kui see on võimalik, ka näiteks e-kirjaga saadab ta töötajatele arvutisse või on see näiteks tööandjal, ütleme seal sekretäri juures, ehk kuskil sellises kohas ta peab kindlasti olema, kus töötajal on võimalik seda ajakava iga hetk vaadata, kui tal on vaja nii-öelda kindlust, mis kell ta homme hommikul tööle tuleb ja millal tal sellel nädalal puhkepäevad on, kui veel eriti, kui need veel vahetuvad ja muutuvad igal nädalal. Nii et tööajakava peab teatavaks tegema. Nüüd küsimus, kas kohustusena teha ajakava teatavaks tähendab ka seda, et töötaja peab nüüd ka alla kirjutama, et ta on selle teatavaks võtnud. Ei, seda seadus ei nõua. Ja kui tööandja soovib seda teha, et hiljem vältida neid vaidlusi, et töötaja ütleb, aga ma ei teadnud, mis kell ma pidin tööle sellel päeval tulema või kas ma pidin tulema hommikul või õhtupoolikul, et mul ei ole seda teatavaks tehtud, sest selliseid vaidlusi ikkagi aeg-ajalt tõusetub. Ehk et vaidluste ärahoidmiseks võib muidugi loomulikult allkirjad võtta, aga see ei tohiks olla tööandja jaoks liigselt koormav. Et seda ainult sellepärast teha, et tõesti oleks kirjalik tõend selle kohta, et töötajale on ajakava teatavaks tehtud. Aga tööandjatel tavaliselt on siin juba oma reeglid välja kujunenud ja pigem siin selle tööajakava teatavaks tegemine ja kas siis nõutakse allkirja või mitte, võiks tööandja kehtestada oma töökorralduse reeglites. Selline hea dokument on olemas nagu töökorralduse reeglid, kus tööandja saab, see on tööandja koostatav dokument, muidugi siin võib ka töötajate ettepanekuid küsida, kuidas oleks parem ühte või teist küsimust reguleerida nendes töökorralduse reeglites ja kindlasti seesama tööajakava teatavaks tegemine võiks olla selles töökorralduse reeglites. Et siis ei ole ka, ja ka need töökorralduse reeglid peavad olema töötajatele kättesaadavad, et töötaja saab ka veenduda, et kuidas see nüüd oli siis, mitu päeva ikka ette teatatakse, kas oli 5 päeva või oli see mingi muu päevade arv, millal ette töötaja teab, et ta ei käiks ka tööandja juures kogu aeg küsimus, aga millal ma järgmise nädala või järgmise kuu tööajakava teatavaks saan. 5 päeva enne ajakava algust, enne arvestusperioodi algust tehakse ajakava teatavaks. Nüüd ajakava muutmine ja siin peab olema muidugi valmis tööandja selleks, et ajakava muudetakse, vajadus muutmiseks tekib, eriti selliselt pikalt ette kavandatud tööaja puhul. Ja sellepärast ma soovitan ka, et kui on näiteks 4-kuuline arvestusperiood, siis on mõistlik teha ajakava kuude kaupa. Ainult, et see muidugi tähendab seda, et tööandja peab iga kuu lõpus meeles pidama, et näiteks 5 päeva enne järgmise kuu algust teeb ta ajakava teatavaks, ehk et tal tuleb igas kuus see ajakava koostada. Et kui ta teeb seda näiteks 4 kuuks, siis ta peab ainult 1 kord 4 kuu jooksul selle koostama ja 1 kord 4 kuu jooksul selle siis teatavaks tegema. Ehk loomulikult see lisab nagu tööandjale kohustust juurde, kui ta kindlasti ei ole nii koormav, kui hakata siis hiljem neid ajakavasi muutma.
Nüüd küsimus ongi praktikas alati selles, et mis siis saab, kui ajakava vaja muuta on. Kas töötaja ise näiteks ei saa sellel päeval tööle, mingil põhjusel tulla, on vaja seal kas lapsega arsti juurde minna või on mingid perekondlikud põhjused või väga isikliku laadi põhjused. Kas või tööandjal on vaja näiteks töötaja mitte sellel päeval tööle, vaid hoopis järgmisel päeval, kuna see töötaja, kes järgmisel päeval peab tulema, on haigestunud ja nüüd tööandja tahab nii-öelda tõsta seda ajakavas olevat tööaega ühelt päevalt teisele või ka samas päevas mitte õhtupoolikul tööle, vaid hommikupoolikul tööle ja vastupidi. Et kas see ongi niisama lihtne, et tööandja ütleb, et töötajale, et nüüd tuled homme mitte kell 8 hommikul, vaid tuled alles kell 3 ja töötad kella 10 või kui kaua see vahetus siis kestab. See ei ole nii lihtne. Kui ajakava on töötajale teatavaks tehtud, siis ajakava saab muuta töötaja nõusolekul. Täpselt samuti kehtib see ka töötajale, et kui see ajakava on töötajale teatavaks tehtud, siis ei ole töötajal võimalus ühepoolselt nõuda, et tööandja peaks nüüd töötaja tööajakava või seda ajakava muutma ja töötajale võimaldama sellel päeval hoopis vaba päeva või puhkepäeva ja töötaja tuleks tööle järgmisel päeval. Nii et siin on see oht alati olemas, et üks pooltest nõus ei ole ja tööandja kohustada töötajat tööle tulema ei saa. Muidugi siin on ka neid olukordi, nagu näiteks ka ületunnitöö puhul, kus tekib töö hädavajadus, kui me nimetame teda hädavajaduseks ja töötaja peab sellel päeval ikkagi tööle tulema, sest tööandja muidu kannaks põhjendamatult varalist kahju. Näiteks tõesti, kui töötaja haigestumine on ju selline ootamatu. Näiteks puhkused on muidugi sellised, kus tööandja ju teab, millal töötaja puhkusele läheb ja tööandja ülesanne on tööd nii korraldada, et puhkuse ajal oleks tal asendus olemas. Kas ta siis asenduse leiab olemasolevate töötajate hulgast, kui töötajad on nõus, näiteks lisaks oma tööle veel tegema ajutiselt ära oleva töötaja töö või ta näiteks leiab siis ajutiselt asendajad väljaspool ettevõtet, mis muidugi ei ole väga lihtne, sest küsimus on selles, et ega tööandjal on vaja ju oskajat töötajat, ega ta lihtsalt tänavalt võtta töötaja asendama, see ei ole väga lihtne ja tööandja ka ei riski sellega, et ta võtab lihtsalt oskuste ja teadmisteta töötaja teadmisteta töötaja tööle ja siis ta poole sellest ajast õpetab töötajad välja ja teise poole siis ta saab võib-olla töötajad siis kasutada nii-öelda asendajana tööl. Nii et see on problemaatiline ja siin pigem tuleks töötajal ja ka tööandjal mõlemal arvestada seda, et kui ikkagi selline olukord tekib, kus töötaja näiteks teab juba ette, et ta sellel päeval, kus ta on graafikusse pandud, ta ei saa näiteks sellel päeval, ta on kavandanud, on tal arsti juurde minek, kuigi töötaja ei saa tegelikult ajakavas olevale tööajale kavandada üldjuhul selliseid isiklikke asjaajamisi, kuigi ka see on mõnikord hädavajalik, sest on ka ettenägematuid, ootamatuid olukordi, kus näiteks töötaja tööle tulla ei saa. See on ka seadusega reguleeritud, et töötajal on nii-öelda õigus saada vaba aega, kui tal tekivad sellised ootamatud olukorrad, aga tööandjat see muidugi palju ei lohuta, sest töö on vaja ära teha, ei saa jätta töökohta tühjaks, sest töö on näiteks kas või kaupluses kassapidajad ei saa lihtsalt jätta, et kassapidajaid ei ole ja kui neid ei ole piisavalt, siis tekib ju kohe nurin ostjate hulgas, et miks teil 5 kassast ainult 2 kassad töötavad ja järjekorrad on pikad. Nii et tööandja ei saa ei oma maine pärast ega ka võimaliku tekkiva kahju pärast sellist olukorda lubada, aga iga olukord peab olema lahendatav.
ja kokkuleppel on see võimalik ja ette teatades on see võimalik, sest pigem me oleme siin tööelus sellistes olukordades, kus konfliktid on mõnikord kerged tekkima ja tekivad nad kergesti seepärast, et lihtsalt tööandja ja töötaja ei räägi omavahel. Need olukorrad tulevad ootamatult nii tööandjale kui töötajale ja sellest tekivad ka konfliktid. Et tuleb, nagu me ikka ütleme, et tuleb rääkida, tuleb teisele poolele teada anda, milles on probleem, milles on takistus, alati on võimalik leida nii-öelda sobiv lahendus mõlema poole jaoks. Nii et tööajakava muutmine iseenesest ei ole võimalik ühepoolselt. Küll aga jah, seadus ütleb, et tööaja korraldust on võimalik tööandjal ühepoolselt muuta, kui selleks tööhädavajadus on, aga siin peab arvestama mõlema poole huve. Tööandja peab ka arvestama töötaja huve, sest teatavasti ega siis vaba aeg ja puhkeaeg, mis töötajal on peale töötamist, ta on ju planeerinud ja kavandanud seda oma eraeluks, on kavandanud seda pereeluks ja kui tööandja ikkagi ühepoolselt näiteks kas või muudab tööpäeva algust, siis see võib ka töötaja nii-öelda pereelu korraldamisele takistuseks olla, sest on vaja ju laps viia lasteaeda või teha mingeid muid pere jaoks toiminguid ja tööpäeva alguse muutmine võib sellele olla oluliseks takistuseks. Ehk et siin muidugi on alati ka, peab arvestama ka töötaja muidugi tööandja huve ja nii-öelda heauskne suhtumine sellistesse muudatustesse peab olema mõlemapoolne. Ehk et peab ka kaaluma ja tihti tulebki tööandjal näiteks ka kaaluda seda, et kui nüüd töötaja ei ole nõus muutma tööajakava, siis milline võib olla tööandjal sellest tekkiv varaline kahju ja kas see varaline kahju on suurem kui see, kui töötaja siiski jääb töölt ära või ta ei jää töölt ära, ehk tööandja kohustab siiski töötajat tööle tulema. Ehk et töötaja ei saa ikkagi ühepoolselt otsustada, et ei, mul on väga hädasti vaja ja ma ei tule sellel päeval tööle. Nüüd tööaja arvestusperiood. Kui me räägime tööaja summeeritud arvestusest, siis siin oli ka juba juttu, et on arvestusperiood ja see arvestusperiood on siis kuni 4 kuud. Ja 4 kuu jooksul siis võib tööaega nii-öelda summeerida ehk kokku liita, mis siis näiteks 4. kuu lõpuks peab andma siis tundide arvu, mis vastab töötajaga kokku lepitud tööajale. Ehk et kõige lihtsam arvestus on ju see, et iga kuu on ju töötundide arv, tööpäevade arv, töötundide arv, need liidetakse kokku, kui töötaja töötab täistööajaga, siis 4. kuuks peab tööandja tagama töötajale siis 4 kuu tööaja normi kohase töö ja töötaja on kohustatud ka selle aja siis töötama ja see ongi siis summeeritud arvestus. Summeeritud arvestuse juures, olgu ta siis 1-kuuline või olgu ta 4-kuuline arvestus või olgu ta veelgi pikem kuni 12-kuuline arvestus, mida lubab siis seadus teatud valdkondades töötajatele nagu põllumajandus, turismindus, sotsiaalhoolekanne, siis nendes valdkondades võib see arvestusperiood olla ka kuni 12 kuud. Siis arvestama peab loomulikult seda, et tööaega tuleb siiski arvestada igas kuus, sõltumata sellest, et arvestusperiood iseenesest on näiteks 4 kuud. Sest miks on vaja igakuulist arvestust? Sellepärast, et töötasu makstakse ju 1 kord kuus ja vähemalt 1 kord kuus ja töötasu maksmise perioodsus ei sõltu sellest, milline on tööaja arvestus. Kas tööaega arvestatakse tavapärase arvestusega ehk et
et nii-öelda 8 ehk et esmaspäevast reedeni 2 üldpuhkepäevaga, või ta on summeeritud arvestus, kus töötaja töötabki näiteks nädalas 24 tundi ja veel üks nädal või nädalas 24, 2 korda 24 tundi ja ülejäänud on tal puhkeaeg. See ei sõltu sellest. Nii et töötajale tuleb ikkagi 1 kord kuus vähemalt töötasu maksta ja see eeldab ju töötasu arvestust. Ja töötasu arvestuse pidamine on ju oluline ka summeeritud arvestuse korral, ehk et arvestada nii-öelda ületunde, sest teatavasti tööaja arvestamine arvestusperioodis toimub tegelikult töötatud tundide järgi. Kui meil on tavaliselt tööaja graafiku alusel või tööaja kava alusel töötajatel on reeglina tunnipalk, aga võib ka olla kuupalk. Nii et küsimus, kas töötaja saab, kui ta saab kuupalka, siis ta saabki seda kuupalka sõltumata selles kuust ette nähtud töötundide arvust, sest tal on kuupalk. Kui ta on tunnipalgaline, siis ta saabki töötasu vastavalt faktiliselt töötatud tundide eest. Ja kui see tundide arv igas kuus nüüd on üle kokkulepitud tööaja, siis meil on tegemist ju ületundidega. Nüüd ületunni arvestus, iseenesest lõplik arvestus, toimub alles arvestusperioodi lõpus. Ehk et see, et töötaja on ühes kuus näiteks töötanud 200 tundi, teises kuus töötanud 150 tundi, kolmandas kuus näiteks jälle 200 tundi, siis iseenesest loomulikult kõik tunnid, mis töötaja selles arvestusperioodis töötab, mis faktiliselt ka tööaja arvestuses on märgitud, siis selle eest tuleb ka töötasu maksta. Sest ei ole meil tasuta tööd, kui töötaja on need tunnid töötanud, siis ta saab ka nende tundide eest tasu. Nüüd teine küsimus on muidugi selles, et kui tal on nüüd ületunnid, näiteks 20 ületundi ühes kuus, kas ta saab nende 20 tunni eest nüüd selles kuus ületunni töötasu või see kandub arvestusperioodi lõppu? Jah, see kandub arvestusperioodi lõppu. Ehk et lõplik arvestus tehakse kuu arvestusperioodi lõpus ja siis hüvitatakse töötajale kas siis vaba aja andmisega, vabaaegsel nende tundide eest või kui on kokkulepe rahalises hüvituses, siis töötaja saab nii-öelda see 50% juurde, ta ei saa mitte 1,5-kordselt, vaid ta saab 50% juurde, sest ta on nendes kuudes juba ühekordselt töötasu nende tundide eest saanud. Nii et seda peab kindlasti arvestama ja võt siin võivadki tekkida need olukorrad, kus kas arvestus on vale, ehk töötaja on rahulolematu, et tal ei ole ületundide eest makstud või talle tundub, et tal ei ole ületundide eest makstud. Kui ta saab nüüd järgmisel kuul või selle kuu lõpus saab selle kuu töötasu ja töötasu arvestust muide on alati võimalik ja õigus töötajal kontrollida. Nii et kui töötaja esitab nõude, palun näidake mulle minu tööaja arvestust, siis tööandja on kohustatud töötajale tööaja arvestust näitama. Milliselt ta on tööarvestust pidanud? Nüüd siin on üks selline risk, millele ma tahan teie tähelepanu juhtida, ehk et meil ei ole tööaja arvestusega kõik asjad korras. Tööandjad ei pea sellist nii-öelda faktile vastavat tööaja arvestust. Sageli on ka olukordi, kus esitatakse või peetakse ka kahekordset arvestust, üks on tööandjale endale ja teine on siis nii-öelda kontrollijatele. Siis siin võib küll tekkida tõesti nüüd olukord, kus töötaja väidab, et või tööarvestust üldse ei peeta. Ehk tööandja väidab, et meil on kõik korras, töötajad on rahul ja mingisugust vajadust tööaja arvestuse järele ei ole, töötasu arvestatakse ja makstakse töötajatele välja nii-öelda seadusest tulenevalt ja mingit vajadust hakata nüüd mingit tööaja arvestust pidama ei ole. Aga kui tekib nüüd vaidlus selle üle, et töötaja väidab, et ta ongi ületunde teinud, ehk et ta on oma arvestust pidanud ja leiab, et ta peaks selles kuus nagu rohkem töötasu saama,
siis kuidas tõendada seda, et töötaja on ületunde teinud? Ja kas on siis nüüd sõna vastu, siis siin ma tahaks küll öelda seda, et on olnud selliseid vaidlusi, mis on ka kohtusse läinud, kus kohus on arvestanud töötaja poolset tööaja arvestust. Ehk et selles konkreetses juhtumis oli siis tegemist olukorraga, kus töötaja ise pidas ka tööaja arvestust, no ega see töötajal ju keelatud ei ole, ja võimaliku ka ületundide ja eriti sellises olukorras, kus töötaja tööaeg tõesti väga kõigub ühes päevas või nädalas või ühes kuus või teises kuus ja võib tekkida, töötajal võib tekkida kahtlus, et tööandja ei pea faktipõhist tööaja arvestust. Ja töötaja on seda ise pidanud ja kohus selles vaidluses tööandjal ei olnud esitada tõendid, ei olnud esitada dokumente selle kohta, kuidas siis tööaja arvestust töötaja on oma töötunde, kui palju ta töötunde töötanud on, aga samas oli töötajal arvestus peetud ja kohus arvestas töötaja tööaja arvestust. Ehk seda, mis töötaja oli pidanud, loomulikult lähtudes sellest, kas see on usaldusväärne. Ja kui ta kohtule tundub usaldusväärne, siis võetaksegi aluseks töötaja peetud tööaja arvestust ja sellest tulenevalt ju tegelikult ka töötajale maksmata jäänud töötasu ületundide eest, sinna võisid ka langeda õhtused või öised ajad, sinna võisid ka langeda riigipühad, nii et need on ju kõik selline töötamise aeg, kus töötajal on õigus kõrgemale töötasule. Nii, nüüd puhkeaja võimaldamine arvestusperioodi kestel. Ehk et kuigi arvestusperiood on näiteks 4 kuud, tuleb tööandjal siiski ka töötaja tööaja korraldusel arvestada seda, et nädalas ikkagi see nädalane arvestus, see 7-päevane arvestus on alati põhimärksõna. Meil on tööaja arvestuses 2 põhilist, nagu ma ütlesingi enne, 2 põhilist perioodi. Üks on 24-tunnine, kui palju siis töötaja tööpäeva kestus võib olla, ja teine on 7-päevane periood ehk et töönädal. Ja ka tööaja summeeritud arvestuse korral peab olema töötajale tagatud nii igapäevane puhkeaeg kui ka iganädalane puhkeaeg, sõltumata sellest, et mõnel nädalal võib tõesti töötaja töötada rohkem, kuid 48 tundi või 36 summeeritud arvestuse korral peab olema töötajale siiski tagatud. Nii et seda, et ühel kuul või 2 kuul töötatakse väga intensiivselt, ehk puhkeaega eriti ei arvestatagi ja teistel kuudel võiks siis töötaja töötada vähem või näiteks üldse tööandja ei taga teda tööga, siis selline olukord tegelikult ei ole lubatav. Sest töötaja on tööle ikkagi võetud selleks, et ta töötab ajakava kohaselt ja ta panustab ikkagi tööaega iga päev. On võimalik nii ja on võimalik naa. On võimalik võtta aluseks ja hakata arvestama esmaspäevast, ja esmaspäevast pühapäevani, see on 7-päevane periood ja 7-päevases perioodis peab kindlasti siis olema vähemalt, kui on summeeritud arvestus, siis vähemalt 36 tundi puhkeaega ja need puhkeajad siis 5 tööpäeva pluss 2 puhkepäeva, 5 tööpäeva, 2 puhkepäeva, tegelikult ta peaks nii olema. Aga on võimalik ka muust nädalapäevast alustada. On võimalik näiteks alustada kolmapäevast, et kui arvestusperiood näiteks 1. kuupäev on kolmapäevane päev näiteks, siis ei ole vaja hakata ootama järgmist nädalat, et hakata järgmisest nädalast arvestust, vaid hakataksegi kolmapäevast järgmise nädala teisipäevani ja kolmapäevast järgmise nädala teisipäevani. Ja mina leian, et alustama peab ikkagi seda arvestusperioodi tööajast, mitte puhkeajast. Vaid te võtategi, kuidas ta nüüd teil ka eelmise arvestusperioodiga kokku läheb, sest vaadake, kui teil on nüüd kogu aeg kasutusel, ütleme 2-kuune arvestusperiood, siis te peate ju vaatama, kuidas ta 2 kuud lõpeb ära, siis see arvestusperiood on lõppenud ja algab järgmine arvestusperiood. Kuidas ta nüüd eelmise perioodiga ka kokku läheb, et töötajal ei saa hakata need, kui üks periood lõpeb ära tööpäevaga 24 tundi, siis uus periood ei saa alustada kohe tööpäevaga.
puhkeaega, sest ikkagi töötajal peab olema see 48 või 36 tundi puhkeaega. Nii et see sõltub paljuski sellest, kuidas see tööaeg kukub millisele nädalapäevale, et ta võib ka alustada esmaspäevast, ta võib alustada reedest või pühapäevast, ega ei ole keelatud tööaega näiteks summeeritud arvestuse korral alustama pühapäevast või laupäevast. Ehk et 5 päeva, 2 puhkepäeva, 5 päeva, 2 puhkepäeva. Et selliselt tulebki teda arvestada, kas ta on siis 12 tundi, siis on nagu lihtsam 12 tunnis, aga selliste pikkade vahetustega muidugi on natuke keeruline. Aga kindlasti 20 ehk et selles 7-päevases perioodis töötaja ikkagi rohkem kui 48 tundi keskmiselt töötada ei saa. Ja sinna peab mahtuma nii-öelda ka puhkeaeg. 48 tundi tööaega, 48 tundi või 36 tundi puhkeaega. Nüüd arvestusperioodi muutmine. See võib ka praktikas täiesti esile kerkida, kus tööandja töö iseloomust või ka muudatustest, sest ega me töö ei ole ju nii-öelda stabiilne, kõik kuud ja päevad ja aastad, ehk et tööelu ju toob ka oma korrektiive ja võib-olla algselt planeeritud tööaja arvestusperiood, mis oli näiteks 4 kuud, võib-olla nüüd tööandja peab mõistlikuks muuta seda ja muuta näiteks 2-kuuliseks arvestuseks või ka hoopis 1-kuuliseks arvestuseks. Või ka vastupidi, et kui enne oli 1-kuuline arvestus, siis nüüd leiab tööandja, et tema majandustegevuses oleks mõistlik näiteks pikemat arvestusperioodi ehk ütleme näiteks 4-kuulist arvestusperioodi. Kas see tähendab siis seda, et tööandja võibki järgmise arvestusperioodi, ütleme, mis lõpeb üks arvestusperiood ära järgmisest kuust, kui algab uus periood, siis öeldagi, et meil on nüüd mitte 2-kuuline arvestus, vaid hoopis 4-kuuline arvestus. Või vastupidi, et mitte 4-kuuline, vaid hoopis 1-kuuline arvestus. Kas selles võib tekkida, kõik muudatused on ju tegelikult lubatavad, kui see ei kahjusta töötaja olukorda? Kas selline arvestusperioodi muutmine võib kahjustada töötaja olukorda? No võib-olla esimesel pilgul tundub, et aga mis seal siis on? No et nagu ükskõik, et no las siis tööandja arvestab 1 kuus või arvestab ta 4 kuus. Siin on üks selline asjaolu küll, kus töötaja võib mitte nõustuda arvestusperioodi muutmisega, sest kui ta on arvestanud sellega, et ta saab ületunni töö eest oma hüvitise nii-öelda arvestusperioodi lõpus ja arvestusperiood on näiteks ainult 2 kuud, aga nüüd ta siis muudatuse järgselt hakkaks saama 4. kuu lõpus, siis kas see on töötajale kahjulik olukord? No tundub, et võib olla küll, sest töötaja nii-öelda õiguspärane ootus on saada ületunni töö eest iga ülejärgmisel kuul, nüüd ta hakkab saama alles 4. kuu lõpust. Nüüd iseenesest see veel ei tähenda seda, et töötaja võibki jääda oma keeldumise juurde ja tööandja ei saagi muuta, sest valdav enamus töötajaid on nõus muudatusega, aga näiteks on paar töötajat, kes ütlevad, ei, mulle ei sobi see. Et minu ootus on olnud ja ma olen arvestanud sellega, et ma saan oma ületunnid iga 2. kuu lõpus kätte, nüüd ma pean ootama 4 kuud. Siin tuleks olukorra lahendamisel ikkagi kaaluda seda, mis on mõlemale poolele oluline ja milline lahendus võiks olla emmale kummale poolele suuremat kahju toov. Kas see, kui töötaja siiski hakkabki saama oma ületunni tasu iga 4 kuu lõppedes või tööandjal, kes ikkagi peab nüüd arvestama sellega, et osa töötajaid ta ei saa niimoodi tööle rakendada. Ehk et kui tööandja huvi kaalub üles töötaja huvi, siis on arvestusperioodi muutmine lubatav. Kui aga tööandjal on siiski võimalus jätkata, siin ei saa nagu otsustada hoobilt, ja töötajale öelda, et homsest päevast või järgmisest kuust, mis algab 2 päeva pärast, vaid seda tuleb töötajaga
pikemalt enne läbi rääkida, teavitada teda sellest, põhjendada, mitte lihtsalt, et me muudame, aga miks muudetakse. Ja sellistel juhtudel võib ikka arvestada sellega, et töötajad reeglina on nõus sellega. Meil oli küll siin üks selline juhtum, kus see ei olnud küll tegemist küll tööaja arvestusega, aga oli tegemist tööaja muutmisega. Sest ega tööaja muutmist, nii nagu ka arvestusperioodis olevat tööaega või ka tavatööaega, ega tööandja ikkagi ühepoolselt nii-öelda oluliste põhjusteta muuta ei saa, sest arvestama peab seda, et töötaja on oma eraelu ju sättinud selle järgi, kuidas on tema tööaeg ja tööelu. Ja oli üks selline olukord, kus töötaja oli pikka aega töölt ära, ta oli lapsehoolduspuhkusel ja kui ta lapsehoolduspuhkuselt tagasi tuli, siis selgus, et tööaega on tööandja vahepeal muutnud ja see tööaeg, mis too aeg oli, kus tööpäev algas kell 8, siis nüüd oli tööandja muutnud, et tööpäev algas kell 12. Ja see ei olnud niivõrd tingitud tööandjast endast, kuivõrd oli tingitud nendest üüripindadest, kus tööandja tegutses, ehk üürileandja ei saanud enam muud moodi neid ruume üürida kui alles kella 12. Ja nüüd tekkiski olukord, et töötaja jaoks oli see väga oluline muudatus, et kui ta enne sai tööpäeva alustada ja tööle tulla kella 8, siis nüüd alles kella 12 tekkis olukord, kuhu ta oma lapse paneb, ta ei saa teda kodus nii-öelda hoida, ta peab ta lasteaeda viima ja hulk selliseid perekondlikke põhjuseid. Ja kuna nüüd oli olukord, et kõik töötajad olid selleks ajaks juba kas nõustunud või tööle asunud sellise tööaja korraldusega ja see töötaja üksinda oleks jäänud nagu siis nii-öelda sellise tööaja korraldusega, kus ta oleks olnud nõus tulema tööle kella 8, siis tööandja sellist muudatuse mitte sisseviimist poleks lihtsalt saanud lubada. Sest ühe ainsa töötaja jaoks ei saa tööandja muudatust sisse viimata jätta ja sellel töötajal siis tulla tööle kell 8, kuigi mida ta siis kell 8 oleks teinud, uksed oleksid veel kinni olnud, tal ei olekski võimalust olnud töötada. Ehk et siin on nüüd kaks võimalust, kas siis töötaja, kui ta tööaja korraldus talle ei sobi ja ta ei saa jätkata niimoodi töötamist, siis tuleb mõelda, kui ei ole ka võimalus teisele tööle töötaja mingit teist tööd pakkuda, kus ta saaks kella 8 tööle tulla ja töötada nii-öelda siis hommiku kella 8 õhtul seal 4:30 ja kui seda võimalust ei ole, siis tuleb otsustada nii-öelda töösuhe lõpetada, sest tööandja ei saa üksiktöötaja pärast oma kogu tööd ümber korraldada. Nüüd arvestusperioodi juurde tagasi tulles, siis kuigi töölepingu seadus kohustab tööandjal kokku leppima tööaja arvestusperioodis või summeeritud arvestuses töölepingus, siis mis tegelikult ikka sinna töölepingusse peab kirjutama? Kindlasti selle, millal ja kuidas tehakse teatavaks tööajakava, kindlasti see, et on summeeritud arvestus, aga mitte seda, et tööaja arvestusperiood on näiteks 4 kuud. Ehk see on nüüd see koht, kus tööaja arvestusperioodi kestust ehk kuude arvu tuleks kehtestada töökorralduse reeglites. Töökorralduse reeglid on üldjuhul tööandjal ühepoolselt muudetavad. Kuna ta ühepoolselt need kehtestab, siis ta ka ühepoolselt neid muudab. Ja seal on võimalik muuta ja minna siis üle kas siis vastavalt lühemale arvestusperioodile või pikemale arvestusperioodile. Muidugi ei tähenda see seda, et töötaja saab sellest alles teada mingi 3 päeva enne arvestusperioodi algust. Ehk et kindlasti tuleks tööandjal juba, see on oluline muudatus töötaja jaoks ja oluliste muudatuste puhul tuleks töötajale teada anda siiski sellise mõistliku aja, et ta saaks ka oma pereelu vajadusel ümber korraldada.
Nii et sellega kindlasti peaks arvestama. Kui nüüd muidugi on ta töölepingus, arvestusperioodi kestus, siis üldjuhul ei olegi mitte midagi muud teha, kui see kokkulepe tuleb muuta kokkuleppe teel. Ja nii nagu iga töölepingus olev tingimus, tuleb ka arvestusperioodi kestust muuta poolte kokkuleppel ja teha ka vastav kanne töölepingus. Sest siin tuleb arvestada sellega, et need tingimused, mis on töölepingus, siis nende muutmine käib kokkuleppe teel ja toimub nii-öelda vastavalt siis ükskõik kumb pool see ettepaneku tegija on, siis see nii-öelda protseduur tuleb kindlasti läbi teha, mitte jätta teda ainult suuliseks kokkuleppeks, et me oleme nüüd muutnud, samas töölepingus mingit muudatust ei ole. Sest nii kaua, kui mingit konflikti poolte vahel ei ole ja kõik sujub nagu kenasti ja töötaja ongi võib-olla selle muudatusega nii-öelda suuliselt selle nõusoleku andnud, võib tekkida hetk, võib tekkida moment, kus töötaja siiski leiab, et ta ei saa niimoodi töötada ja hakata siis nüüd nii-öelda vaidlust lahendama selle üle, et kas ikkagi töötaja oli nõus, ei olnud nõus, kui see on töölepingus, siis see peab töölepingus olema ka muudatus. Ehk et alati tuleb arvestada sellega, et ikkagi kuigi üks tõend ei oma eelist teiste tõendite ees, nagu nüüd menetluse reeglid ette näevad, siis kirjalik tõend loomulikult on tugevam tõend kui suuline tõend. Ehk et suulised kokkulepped, kui vähegi ikkagi võib olla kahtlust, et selles kokkuleppes võib edaspidi tekkida vaidluse moment, siis tuleks need teha kirjalikult. Jah, ma tahan veel kord öelda, et kirjalike kokkulepete sõlmimine kindlasti ei peaks olema ületähtsustatud, sest see toob teatud koormuse kaasa tööandjale. Töötajale ma ei arva, et ta mingit erilist koormust kaasa toob, kuid kindlasti siis tuleb töötajale ehk muudatused ju vormistatakse nii-öelda tavaliselt töölepingu lisaga, tulebki teha 2 eksemplaris allkirjastada ja töötajale kindlasti see muudatuse dokument ka kätte anda, et see oleks tal olemas. Nüüd räägime tööaja lühendamisest. Meil seisavad ees varsti 2 sellist väga kena püha. Ühed on jõulud ja teine on uusaasta ja mõlema nende püha eelselt nähakse ette tööaja lühendamine. Ma ei ütleks, et selle tööaja lühendamisega praktikas väga suurt probleemi on, aga siiski on olukordi, mis ei vasta nagu seaduse mõttele ja eesmärgile. Seadus sätestab, et teatud pühade ja riigipühade ja rahvuspüha eelsel tööpäeval on tööaeg 3 tundi lühem. Ehk et enne uut aastat, enne iseseisvuspüha, enne võidupüha juunikuus ja enne esimest jõulupüha. Ja kui töötaja nendel päevadel töötab, siis tema tööpäev on 3 tunni võrra lühem. Seaduses on ta üsna kohustusliku iseloomuga, ehk et seadus ei anna võimalust mingiteks teisteks lahendusteks, ehk et jätta tööpäev lühendamata, kui tööandjal näiteks ei ole sellist võimalust. Me teame seda, et kõige kibedam tööaeg on ju tegelikult näiteks toitlustuses, kaubanduses, teenenduses just enne pühi. Siis on ju see aeg, kui käive tõuseb nii-öelda oluliselt kõrgemale, suureneb käive ja töötajaid tahetakse loomulikult, et nad töötaksid terve oma tööpäeva. Samas aga seaduse mõte on selles, et vahetult enne riigipüha sellel tööpäeval töötaja töötab 3 tundi vähem. Ehk et tema tööpäev on lühem, et ta saaks nii-öelda valmistuda pühadeks ja tunda ennast nii-öelda pühade meeleolus. Nüüd, mis saab siis, kui ei ole võimalik tööaega lühendada? Kas tööandja võib ühepoolselt öeldagi, et ei, meie firmas tööaega ei lühendata. Kõik töötavad täistööpäeva. Või öelda, et ei, me ei lühenda praegu tööaega, aga
sa saad selle lühema tööpäeva näiteks jaanuaris või kuskil mujal, mingitel muudel kuudel, siis sellised tööandja tegevus või toiming ei ole seadusega kooskõlas. Sest me oleme siiski Tööinspektsioonis sellel seisukohal, et kui seadus nimetab riigipühad ja rahvuspüha, mille eelsel tööpäeva lühendatakse, siis ei saa seda lühemat tööpäeva viia kuskile üle mingile muule ajale. Et öelda, et ole nüüd 23. detsembril tööl või 31. tööl ja siis sa võid jaanuarikuus näiteks 6 tundi lühema tööpäevaga töötada näiteks sellel nädalal. See ei ole seaduse mõte ja eesmärk. Ja seepärast tuleb tööandjal teada, et tal seisab ees kohustus tööpäeva lühendada ja juhul, kui ta ikkagi ei saa mingil põhjusel tööpäeva lühendada, ta võib alati teha töötajale ettepaneku töötada täistööpäevaga. Alati võib. Nüüd, kui töötaja on nõus, siis töötaja töötabki see 3 tundi rohkem või töötab oma tavalise tööpäevaga ja sellisel juhul see 3 tundi, mis ta siis nüüd töötab rohkem, loetakse ületunnitööks. Ja tuleb ka vastavalt hüvitada. Sest see 3 tundi ei saa nagu liita kuskile muule ajale või näiteks siin on selles mõttes nagu erisus, et kui on tegemistki näiteks tööaja summeeritud arvestusega, kui me ütleme, et ületunnitöö puhul on võimalik ületundide arvestuses viia see tundide arv ka kuskile teise kuusse ja selle võrra siis selles kuus tööaega lühendada, siis riigipühadel ja tööpäeva lühendamise puhul ei ole see võimalik. Aga tuleb lühendada just nimelt riigipühale eelnevat tööpäeva. Ehk et mitte nii, et meil ongi see kuu näiteks 152 tundi, oletame 152 tundi või 150 või 160 tundi ja nüüd sellest see 3 tundi me lühendame mingit muud tööpäeva, mitte seda riigipühaeelset päeva. Jah, selles kuus on tõesti tööaeg 3 tundi lühem, kui ta on kindlal päeval 3 tundi lühem. Ehk ta on riigipüha eelsel tööpäeval. Nüüd need, kes riigipüha eelsel tööpäeval või päeval ei tööta, kuidas nendega siis on? Kas nende tööaeg on ka 3 tundi lühem? Ei ole. Ja siin ongi olukord see, et tööandjal võib olla selles kuus, kus on need riigipühad, mille eelset tööpäeva lühendatakse, ongi 2 tööajaga töötajad. Ühed on siis need, kes sellel päeval töötavad, on 3 tundi lühem ja need, kes sellel päeval ei tööta, siis nende tööaeg on täistööaeg ehk nende tööpäeva ei lühendata, sest ei ole ka mingit vajadust lühendada, kui töötaja sel päeval ei tööta. Nüüd lühendamise puhul tööpäeva lühendatakse alati, sõltumata sellest, kui pikk see tööpäev on ta 8 tundi, on ta 12 tundi või on ta näiteks 3 tundi ainult osalise tööaja puhul. Kui ta on 3 tundi, siis sellel päeval töötaja tööle ei peagi tulema. Kui tal on näiteks nüüd 2 tundi, kas tööandja peaks siis nüüd nii-öelda selle tunni kuidagi talle tagasi andma? Ei pea. Et loomulikult töötaja sel päeval tööle ei tule, aga loetakse, et tööandja on oma kohustuse tööpäeva lühendamise osas ära teinud. Siin on nüüd esimene variant on kindlasti see, et eelkõige tööandja peaks proovima lühendada seda tööaega. Ta võib ka 3 tundi näiteks hiljem tööle tulla, kui see võimalik on. Kui see võimalik ei ole, siis seda loetakse, jah, siis ta töötab täistööajaga, järelikult 3 tundi töötab ta rohkem ja see on ületunnitöö. Jah, sest siin ei saa olla ebavõrdset kohtlemist seetõttu, et ühel töötajal algab töövahetus enne riigipüha, lõpeb riigipühal, mõnel võib alata riigipühal, kui ta pärast riigipüha lõpeb, siis ei ole siin enam nagu olulist. Ja, palun. Kas võib niisugune kokkuleppe sõlmida tööle asumisel, kui on teadane näiteks toiduainete kaupluses, et pühade eelsel ei saa, et kui graafiku järgselt teil satub siia päev, siis tasustamine käib ületunnitööna. Võib see töölepingus juba sõlmimisel kokku leppida? Ainult selle riigipüha eelse töötamise korral, et tasustamine, ja võib loomulikult.
ehk et siin on ju kokkulepe tasustamises ehk hüvitamise viisis. Aga see, et töötajal on siiski esmaselt õigus tööaja lühendamisele, siis see ei piira seda võimalust, eks ole, et töötajal on õigus saada, aga juhul, kui töötaja siiski töötab, siis on hüvitamise viisiks, on rahaline hüvitus. Jaa, ma näen küll, et see on võimalik. Nii, nüüd me peame natuke tempot tõstma, sest meie aeg hakkab suruma väga peale. Nüüd valveaeg. Valveaja kohaldamises ei ole väga suurt probleemi. Selles mõttes, et valveaeg, muidugi ta on selline aeg, et ta ei ole ei tööaeg ega puhkeaeg. Vanasti ta kuulus puhkeaeg hulka. Nüüd ta ei ole ei tööaeg ega puhkeaeg. Samas, no mis ta siis on? Ta ongi valveaeg. Ja ta on valveaeg töölepingu seaduse mõttes. Nii et siin ei saa me segamini ajada valveajaga näiteks tervishoiutöötajatel, sest nemad on ju ka valves. Me ei saa ajada segamini näiteks need, kes on päästeteenistuses näiteks, tuletõrjujad, nad on valves. See on nende tööaeg. Aga valvesolek on selline, kus ei ole töötaja ei tööl, tal on küll puhkeaeg, kui ta on puhkeajal valmis täitma tööülesandeid juhul, kui tööandja peab vajalikuks töötaja tööle kutsuda. Ehk see on nii-öelda tööle kutsumiseks valmidus. Ja valveaega saab kohaldada ainult poolte kokkuleppel. Valveaja kohaldamine peab olema ikkagi põhjendatud, mitte see, et tööandja igaks juhuks hoiab töötaja nii-öelda valves olekus, et järsku läheb vaja. Ehk et töö iseloom on selline, kus võib tekkida vajadus, sest tööandja peab ka ette nägema võimalikke riske ja nende riskide maandamiseks ta siis töötajad nii-öelda valveajast temaga kokku lepib. Töötaja annab oma nõusoleku valves olekuks. Siin on nüüd üks ja väga oluline tingimus. Valves oleku aeg saab olla see aeg, mis jääb üle tööajast ja puhkeajast. Ehk et kui puhkeaeg on igapäevane vähemalt 11 järjestikust tundi ja sealt jääb veel aega üle järgmise tööpäeva alguseni, siis töötaja võib sellel ajal olla valves. Või näiteks nädalase puhkeajaga. Kui nädalane puhkeaeg on 48 tundi või 36 tundi, see on siis 5. päeva tööpäeva lõpust kuni järgmise töönädala alguseni on 36 tundi, siis kui töötaja on selle ära puhanud või see on ette nähtud, siis ülejäänud, kui jääb veel aeg, siis seda võib kasutada valveajaks. Sest seadus ei tee siin vahet, et kui töötaja on valves, siis tööandja ei peaks puhkeaega nii-öelda normi kohaselt ette nägema. Töötajal on õigus puhkeajale alati sõltumata sellest, kas valveaja kokkulepe on olemas või mitte. Nüüd valveaja eest makstakse vähemalt 1/10 töötasust ehk 10% igast tunnist, mis valves ollakse, seetõttu on ka väga oluline fikseerida, kuskil peab olema ta kirjalikult fikseeritud, kui palju ja arvestust peetud, kui palju töötaja valves oli. Sellel nädalal, järgmisel nädalal või nädala sees ehk tööaja arvestuse seisukohast ja töötasu maksmise seisukohast on see oluline. No ta on miinimum 1/10, ta võib olla ka rohkem, sõltuvalt siis poolte kokkuleppest ehk selles samas kokkuleppes. No kus see kokkulepe võiks olla? Ta võiks olla näiteks töölepingus. Sest ei tahaks nagu seda küll, et töötajaga nüüd sõlmitakse erinevaid kokkuleppeid, sest meil on ju veel ka muid kokkuleppeid, on kokkuleppe konkurentsipiirangus, on kokkuleppe koolituskulude hüvitamises, on kokkuleppe varalises vastutuses. Meil on nii palju kokkuleppeid, mida töötajaga sõlmitakse, et võimaluse korral tuleks loomulikult need kehtestada või ette näha töölepingus, et oleks üks kompaktne dokument, kus töötaja leiab ka vastava regulatsiooni või vastava kokkuleppe, kui tal on vaja seda ka hiljem vaadata. Nii, ja meie viimane slaid on puhkeaeg. Ja puhkeaja osas me oleme siin juba tööajaga seonduvalt seda mitu korda ka maininud, et meil on siis eristatavad tööpäevasisene puhkeaeg, igapäevane puhkeaeg ja iganädalane puhkeaeg. Ehk tööpäevasisesest vaheajast on kõige olulisem vaheaeg einetamiseks
ehk et lõunavaheaeg või nagu seadus ütleb, puhkamiseks ja einestamiseks, mis peab kindlasti olema töötajale ette nähtud mitte vähem kui 30 minutit ja 6-tunnise töötamise jooksul. Vot siin on nüüd mõnikord valesti nagu aru saadud, et alles siis, kui töötaja on 6 tundi töötanud, et siis tuleks see 30 minutit ette näha. No pigem tuleks siin ikkagi silmast pidada, et kui töötaja tööpäev on 8 tundi, et siis oleks lõunavaheaeg kuskil jagaks selle tööpäeva nagu pooleks. Et kui töötajal on pikem vahetus, on ta seal 12 tundi või on ta seal juba üle 12 tunni, siis siin peab kindlasti arvestama seda, et töötajal on juba 2 lõunavaheaega. Ehk iga 6 tunni kohta on 1 30-minutiline vaheaeg. Nii et kui näiteks on 15 tundi tööpäev või on isegi 13 tundi tööpäev, siis 6-tunnise töötamise kohta 1 vaheaeg, teise 6-tunnise töötamise kohta teine vaheaeg. No on veel teisi puhkepause, mis arvestatakse tööaja hulka, kui näiteks töötaja teeb rasket füüsilist või vaimset tööd või on tal kuvariga töötamine, siis sellisel juhul nähakse ette neid vaheaegu, kuid need vaheajad on kindlasti tööaja sees. Kui lõunavaheaeg või see einestamise vaheaeg üldjuhul ei lähe tööaja hulka, kuigi ta võib ka tööaja hulka minna, kui töö iseloom ei võimalda näiteks lõunavaheajaks ette näha aega, mis ei lähe tööaja hulka ehk ei saa tööd katkestada, siis sellisel juhul jah, ta läheb tööaja hulka, kuid muudel juhtudel üldjuhul ikkagi ta tööaja hulka ei arvestata. No igapäevane puhkeaeg, mis on siis vähemalt 11 katkematut tundi, kus töötaja siis ühe tööpäeva lõpust järgmise tööpäeva alguseni peab vähemalt siis 11 tundi puhkeaega saama. Ja kui nüüd on töötamine üle 13 tunni näiteks, võib-olla ka 15 tundi, seal on kollektiivlepingus kokkulepe või ta ongi selline, kus tegevuse iseloom on selline, et tööd katkestada ei saa ja ongi 15 minutit või 15 tundi, siis sellisel juhul saab töötaja täiendava puhkeaja ja see täiendav puhkeaeg on siis nii mitu tundi, kui ta ületab 13 tundi ehk 15 tunni puhul 2 täiendavat puhkeaja tundi, mis antakse vahetult pärast tööpäeva lõppu. Ehk seda ei liideta kuskil hilisemalt ja ei anta koos seda puhkeaega hilisemalt, kas nädala lõpus või kuu lõpus, vaid see antakse kohe järgmisel päeval. Ehk teisisõnu, järgmine tööpäev algab lihtsalt 2 tundi hiljem. Ja on võimalik muidugi ka puhkeaega osadeks jagada. Ehk et näha ette, kui töö iseloom näiteks transpordis meil palju kasutatakse, näiteks bussijuhid, nad töötavad hommikul teatud tundide arv, siis on nendel puhkeaeg ja siis nad töötavad veel õhtul näiteks. Et sellisel juhul muidugi see puhkeaeg, kui ta on katkestatud, siis ta peab olema igal juhul vähemalt 6 tundi katkematuna. Sest töötajale katkematut puhkeaega peab kindlasti tagama, sest muidu ei ole töötaja tervis ja töötaja elutervis väljaspool ohtu. Ja lõpuks siis iganädalane puhkeaeg, mis on siis 7-päevases ajavahemikus, vähemalt 48 tundi või siis tööaja summeeritud arvestuse korral, mitte vähem kui 36 tundi ja seda arvestatakse siis 5. tööpäeva lõpust kuni siis järgmise töönädala alguseni ja vähemalt peab ta moodustama siis mitte vähem kui 36 või mitte vähem kui 48 tundi. Nii, aga meie aeg on lõppemas. Kui on veel mingid kiired küsimused, siis palun. Kuidas teile nüüd tundus, ega siin ju tegelikult mitte midagi uut nüüd teile ju tegelikult kindlasti ei olnud, võib-olla mõni nüanss, mida te võib-olla ei ole pööranud enne tähelepanu, aga nüüd nagu teate ja oskate võib-olla sellele rohkem tähelepanu juhtida ja seda arvestada, sest ütleme ikkagi seda, et meil on tööaja korraldusega üsna palju probleeme, et kui me räägime nii-öelda järelevalve tulemustest, siis kõige rohkem on meil rikkumisi siiski töölepingu seaduse paragrahv 5
puhul, kus tööandja ei teavita kõikidest nendest andmetest, mis seadus sätestab, ja teine järgmine ongi tööaja korraldus. Ehk et tööaega on rohkem kui puhkeaega, väga palju tehakse ületunnitööd ja tööandja ei arvesta sellega, et töötaja vajab ikkagi vähemalt seadusega ette nähtud ulatuses puhkeaega, et tal oleks välja puhanud, taastunud töötaja, kes võib jälle siis tööle tulles olla efektiivne ja panustada tööandja jaoks piisavalt. Aga ma tänan teid!